Täna juhtus väga hirmus lugu. Nagu ikka pärast tunde läksid poisid koos koolist koju ja lollitasid ja nõmetsesid niisama. Ühel hetkel aga tegi Ants Jüri kohta väga nõmeda nalja ja Jüri solvus selle peale ja lükkas Antsu. Ants aga kukkus õnnetult peaga vastu äärekivi ja talle kutsuti kiirabi. Antsu vanemad kutsusid Jürile politsei, süüdistades teda kehavigastuste tekitamise eest. Mis nüüd Jürist saab? Kui Jüri on vähemalt 14-aastane, siis alustatakse kriminaalmenetlus, millega selgitatakse välja, et mis täpselt juhtus. Politsei räägib siis nii Antsu kui Jüriga ja teistega, kes seda sündmust pealt nägi ja kogub võib-olla muid tõendeid, näiteks valvekaamera salvestuse. Oluline on see, kui kõvasti Ants haiget sai, et kas tema vigastused on eluohtlikud. Ja teiseks on oluline, et kas Jüri sellest aru sai, et tema löök võib nii raske, et vigastused Antsule põhjustada. Enamasti siiski alaealiste poolt toime pandud kuriteod kohtusse üldse ei jõuagi, vaid need lahendatakse prokuratuuris. Et seadus annab prokurörile võimaluse kriminaalmenetlus ära lõpetada, kui selle teo on toime pannud alaealine, kohaldades või määrates talle siis mingisuguse kohustuse. Selleks võib olla lihtsalt üks vestlus või ka midagi rohkemat, aga kindlasti on vaja tegeleda ka sellega, et näiteks antud juhul Ants ja Jüri omavahel ära lepiksid, sellepärast et nad peavad ju ka edaspidi käima koos ühes koolis ja võib-olla ka ühes klassis. Ja seda nimetatakse taastavaks õiguseks. Kui tegemist on raske kehavigastusega, siis on karistusena ette nähtud vangistus kuni 12 aastat. Kui tegemist on ettevaatamatusest põhjustatud kehavigastusega, on karistused oluliselt leebemad. Jürile kohtu poolt mõistetav karistus sõltub esmalt sellest, kas tema tegu oli tahtlik või ettevaatamatu. Samuti arvestab kohus seda, kas Jüri on aru saanud oma käitumise õigusvastasusest ja suudab edaspidi hoiduda kuritegusid toime panemast.